Hea vaataja, elus on aegu ja hetki, mille tähendus selgub alles aastate pärast. Öeldakse, et käbi ei kuku kännust kaugele. Minu isa oli baptisti koguduse pastor ja nii võinuks öelda, et küll poegki kõnnib isa jälgedes. Aga noore inimese otsingud on ju keerulised. Mets on ju mõõtmatu. 12-aastasena tahtsin saada kosmonaudiks. Jüri Gagarin oli just oma esimese lennu kosmoses ära teinud. 13-aastaselt hakkasin kirjutama maailma ajalugu. Tõsi, vanast Egiptusest kaugemale ei jõudnud. Aga illustratsioonid joonistasin ise. Keskkooli lõppedes otsustasin psühholoogiat õppima minna, kuigi iseloomustus oli vilets, poliitiliselt ebaküps. Kuid ikkagi õnnestus ülikooli sisse saada. Poole aasta pärast oli aga selge, et see ei ole just minu eriala. Nii sattusin 1970. aastal Nõukogude armeesse. Tankisti minust ei saanud, küll aga kaugusemõõtja miinipildujate patarei tulejuhtimises. Ja siis see ühel päeval juhtus. Olime 1970. aasta juulikuus Koola poolsaarel Titovka juures õppusel. Siinsed sopkad ja rabajärved, ojad ja kivised rajad olid vanad teise maailmasõja aegsed lahinguväljad. Isegi kaevikud ei olnud vaja uuesti kaevata, sest vanad olid juba ees. Tulejuhtimise rühmal oli kerge bensiinimootoriga lintidega masin GTS ja tõusime sopka nõlvale, et positsioonid sisse võtta. Kõik tundus rahulik, polaarpäike kõrvetas üle samblavälja ja kui manööver oli tehtud, tulime masinast välja ja siis korraga märkasime, et meie masin oli 5 sentimeetrit sõitnud mööda vanast Saksa tankitõrjemiinist 5 sentimeetrit paremale ja me oleksime õhku lennanud. Bensiinimootoriga masinast pääsu ei oleks olnud. Õppused lõppesid meie jaoks aga kiirelt. Järgmisel päeval öeldi meile, et piirkonda on tabanud tuumapomm ja meid korjati üles ja viidi kanderaamidega välilaatsareti. Seal oli elu nagu lill. Hoolitsus ja puha. Ainult liigutada ei tohtinud. Kui nädala pärast oma masinate juurde tagasi pöördusime, nägime, kuidas see tankitõrjemiin saab pöörde poolt õhku lasti. Pauk oli tõesti muljet avaldav. Pärast seda sündmust hakkasin üha sagedamini mõtlema, et tegemist oli Jumala hoidmise ja juhtimisega. Kui Jumal mind ja mu kaaslasi ei oleks hoidnud, siis pidi ju kõik teisiti minema, aga ta hoidis. Ja järelikult tähendas see midagi. Seal pidi olema mingi mõte. Ja nii ma jõudsingi järeldusele, kui ma siit veel eluga pääsen, siis pühendan kogu oma ülejäänud aja Jumalale. See vana roostes tankitõrjemiin oli minu jaoks nagu põlev põõsas Moosesele. Nii see on. Jumal võib meid kõnetada millal ja kuidas tahes. Enne seda kõnetust oli vaid küsimused, mida olin sama aasta kevadtalvel enne sõjaväkke minekut ühes oma luuletuses väljendanud. Mis ma pean tegema oma sõprade pärast, oma vendade pärast? Kas ma võin end usaldada su kätte? Seisma kurjuse vastu, viha vastu meis endis. Ma olen ju samasugune nagu kõik, nagu mu sõbrad, mu vennad, vastu pimedust pandud seisma. Pärast seda suvepäeva algas aga teekond vastuste poole. Sisemine kutse Jumala riigi tööle kasvas. Silmapiir selgines.
Loodan, et see selgineb ka sinule. Kohtumiseni!